Eesti on vana veisekasvatusmaa. Karjakasvatusega tegeleti meie aladel juba mitme tuhande aasta eest, kuid arvestatavate tulemusteni jõuti alles pärast laastavaid sõdu 19. sajandil. Esimesi loomi kutsuti küütideks, hallideks, mustideks ja laukudeks. Kuna lehmadele pandi omal ajal nimi, siis kirjeldati tema välimust. Hiljem aretati neist Taanist, Saksamaalt, Hollandist ja mujalt sisse toodud tõugudega ristates Eesti punane ja Eesti Holsteini tõugu tuntud mustakirju ja tänaseks ohustatud tõugude hulka arvatud Eesti maatõugu kari. Eesti piimanduse tegusama perioodi algus ulatub ajateljel 150 aasta taha. Tõsi, Tallinna raeraamatus on märge, et juba 1433. aastal kasutati võid naturaaltasu maksevahendina. Esimesed teated juustu tegemisest pärinevad aga Saaremaalt, Maasi mõisast 16. sajandi keskelt. Nüüd on uuritud tagantjärge neid vakuraamatud, mis sel ajal talupoegadele koormist peale panid, nii Taani kui ka Rootsi arhiivides ja seal on kirjas, et 1569–1571 aastal talunikel võeti kõigi muu kõrval, mis sel ajal anda tuli ja peale selle vakupidude korraldamist tuli anda ka vaku andamine juustu ja see on nagu esimene kord, kui öeldakse, et Saaremaal on tõesti juustu tehtud. Veisekasvatus hoogustus tänu mõisade viinaköökidele, sest just piirituse ajamisest ülejäänud toitev loomasööt, praak, pani härjad kasvama ja lehmad lüpsma. Kes ei mäletaks Eduard Vilde romaani Mäeküla piimamees, mis seda perioodi meie maarahva ajaloos eriti ehedalt edasi annab. Kas sa ei tea, et Mäeküla piim on kuulus? Sel ei olla ei peti ega miskit muud võerast maiku. Viiu, kui sa suurest kernust koort valad, pane õige tähele, kas seal mõni hiir sees ei ole, sabaots nagu paistis. Nii rääkis romaanis Mäeküla mõisa Ollender, piimamees Kuru Jaan võhikus teomehele Tõnu Prillupile, kes tuli piimakööki maad kuulama. Kõige ilusamatest mõisaprillidest rääkis aga rahvas, et nad kümblevad piimas ning söövad ainult koort ja võid. Mõisades hakati piimakööke rajama juba 17. ja 18. sajandil. Esimesed mõisameijereid asutati aga teadaolevalt 1850. aastal Vaidas ja Kundas. Kui oma oskustest puudu tuli, kutsuti abilisi kaugemalt. Hollandist tulnud võimeistrid ja Šveitsi juustumeistrid tegid väga kvaliteetset toodangut ja see oli Peterburi turul vägagi nõutud kaup. Nüüd šveitslased oma suures kavaluses nägid siin tulu teenimise allikat ja väga kavalalt osavalt mõisnike käest võtsid äriaja juhtimisi üle, hakates endiste viinakodade rentnikeks. Joosef Kübeli tuli Eestisse Šveitsist enne esimest maailmasõda. Teda oli kutsutud ja palgatud juustumeistriks ühes Eestis elava mõisaparuni poolt, et hakata Eesti-Šveitsi moodi juustu valmistama. Need juustumeistrid oli vähemalt 5-6, kes tulid kutse peale Šveitsis ja jäid Eestisse elama. Üks nendest oli ka härra Scheer, kes hiljem oli mu kasuisa eluaegne sõber. Minu kasuisa Friedrich Kübeli oli sündinud aastal 1917. Lõpetas Õisu piimandusjuustukooli ja töötas Alu Luunja mõisas juustumeistrina. Aastal 1937 ja hiljem 1938 tegi ta enda iseseisvaks ja üüris Vorbuse mõisa piimahooned ja ostis mõisa kui ümbruskonna talunikude piima ja seal ta valmistas Edami, Backsteini juuste ja ka suure kera Emmentali Šveitsi juustu. Mõisade eeskujul hakati ka taludes rohkem piimandusega tegelema. Toimus talude päriseks ostmine, pandi alus rahvuslikule liikumisele. 19. sajandi lõpul tekkisid väikesed erameijereid, mis hakkasid taludest piima kokku ostma, sest mõisad seda ei teinud. Taludes hakkas rohkem piima tulema, aga seda sai juhtuda ainult sellepärast, et juba 1870 oli selline ärkamisaegne tegelane nagu Karl Robert Jakobson, kes asutas põllumeeste seltse, esimesed asutas juba 1870
Ja tema hakkas õpetust jagama talupoegadel, et nad võiksid seda piimakarja pidama hakata, sest et taludes enne seda ei olnudki nii väga lehm sellel otstarbel, et ta piima annaks, kuivõrd ta andis rohkem nagu sõnnikut ja oli liha. Ja piim oli tõesti alla 1000 kilo lüpsis see lehm aastas. Nüüd, kui olid talud rendile võetud või väljagi juba ostetud, siis hakati mõisatest omale tõuvasikaid ostma. 1878 aasta tõi aga pöörde kogu maailma piimandusse, kui Rootsi insener Gustav de Laval leiutas pidevalt töötava koorelahutaja. Hakati tegema mitmesuguseid piimast valmistatud tooteid. Keefir ehk piimaviin Tallinnas 1885. aastal, kakaopiim Are ja Kaisma mõisas 1889. aastal, piimasuhkruabrik Kuremaal 1898. aastal, esimene erapiimatööstus Paides 1894. aastal. Raudteed pidi tarniti võid Haapsalu lähistelt Uuemõisa meiereist Peterburgi Vene tsaari õukonnale. Eesti Põllumeeste Seltsi esimesel kongressil 1899. aastal pandi alus ka piimandusalasele ühistegevusele. Katsetusi ühineda tehti mitmel pool, kuid 1908. aastal registreeris tsaarivalitsus lõpuks Imaveres esimese Eesti ühistegelise piimaühingu põhikirja. Mõtte algatajad ja teostajad olid Imavere valla koolmeister Hans Rebane, Põltsamaa Põllumeeste Seltsi esimees Jaan Raamot ning mitmed teised edumeelsed põllumehed. 1910. aastal alustas Imavere ühispiimatalitus edukalt tööd ning oli aastakümneid meie piimanduse lipulaevaks. Nüüd asub siin Eesti Piimandusmuuseum. Tagasi ajalukku. 1911. aastal loodi või väärtuse tõstmiseks, turustamiseks ja koolituseks piimatalituste keskühisus Estonia. 1924. aastal asutati piimasaaduste väljaveo kontrolljaam. Enne tipptulemusteni jõudmist tuli aga hakkajatel Eesti piimameestel käia läbi pikk teekond piimandusalase hariduse omandamisel. Õige hoo sai piimanduse areng peale esimese vabariigi moodustamist ja eriti hea hoo, kui Kuremaa põllumajanduskoolist, kus oli piimanduse õpetamise osakond, toodi see siia Õisu, see juhtus 1922. aastal ja siin hakkas tegutsema üleriigiline piimanduse kool. Haruharva me kuulsime selle häält. See oli tõesti pühendatud vist mingisugune erilisele sündmusele, kas õppeaasta algus või jõulude puhul kindlasti mitte, eks ole. Aga mitte vahetundidel? Aga mitte iga päev. Tänu tugevatele pedagoogidele andis Õisu kool laialdase hariduse. Õpetati keemiat, mikrobioloogiat, laudapidamist, puutööd, seadmete remonti ning eetikat ja esteetikatki, mida oli tulevasel meieril vaja inimestega suhtlemiseks. Kui Õisu piimanduskool asutati 1922, siis valiti direktoriks Julius Tarmisto. Ta oli selles ametis kuni 1940. aastani. Tema teeneks võib pidada ka seda, et ta nägi ära, et oleks vaja ühte eriajakirja, et ainult koolist ei ole kasu, vaid piimandusteemaline ajakiri, mida siis saaks igaüks omale tellida ja lugeda, kuhu saaksid spetsialistid kirjutada ja sellest oleks palju abi. Nii asutas ta koostöös PK Estoniaga ajakirja Piimandus 1928. Juba 1930. alguses oli selline olukord, et selleks, et sa Õisu kooli üldse sisse saaksid, pidid sa 2 aastat olema praktikal meiereis ja ametit õppima. Seejärel noormeestel pidi olema läbitud kaitsevägi, siis nad läksid 8 aastaks Õisu piimanduskooli, kui nad olid nii tugevad ja nad läbisid need eksamid. Ja peale kooli said nad meieri abideks ja kui nad olid 3 aastat meieritena töötanud, siis nad said koolis selle õige meieri tunnistuse. Ehk kokkuvõttes kulus selleks ametiks 7 aastat aega. Õisu aeg oli tore aeg, sest see kool oli seda väärt. Meid oli 2 kursust oli, paralleelkursused ja
60 vastuvõetust lõpetas meid vist 41, kui ma mäletan. Ja me saime sealt väga korraliku hariduse. Lisaks haridusele me saime ka ellusuhtumise ja arusaamise sellest, mis elus on väärtuslik ja hinnaline. Ja mis on tähtis? Kas hetkeline sära või töökus ja hoolsus ja vastastikun lugupidamine. Ja see sõprus, mis Õisus sai sõlmitud, see on kestnud meil tänapäevani. Meierid olid oma ala väga head asjatundjad. Kuldsete kätega mehed, kes teiste haritlaste kõrval kujunesid ühiskonnas maasoolaks. Nüüd Imaveresse tuli 1926 tööle nooruke õpipoiss Ants Kuus ja tema kõigepealt hakkas õppima või valmistamist siin. Seejärel käis ta vahepeal Õisu piimanduskoolis, lõpetas kooli ja tuli jälle Imaveresse tagasi, töötades siin 33 aastat võimeistrina. Ta tõstis Imavere või kvaliteedi väga kõrgele, eriti sõja ajal ja peale sõda, kus Imavere oli pidevalt nagu esikohal, tootes 100% esimese sordi võid. Ja tema motto oli, et kvaliteet on ikkagi 90% sõltub töökusest. Hans Kuusi kõrval, kes tegi Meieri ametile auga sõjajärgsel perioodil, seisid omas ajas ka Juhan Aud Amblas, Jaan Rätsep Türil, paljude võivõistluste võitjad Aadu Kalamees Kihmest, Kullamaalt, Märjamaalt ning Saamuel Narusk Leevakult ja Mäekülast. Siin kohal on sobilik rääkida ära Imaveres asuva Eesti Piimandusmuuseumi saamislugu. Mõte rajada Eestisse Eesti piimatöötlemise ajalugu käsitlev muuseum tekkis juba 1930. aastatel Õisus. Aga reaalsete tegudeni jõuti aastal 1976, kus siis tolle hetkeks tootmise lõpetanud Imavere Meieri hoonesse see muuseum ka asutati. Miks muuseum just siin Imaveres asub? Siin on kaks põhjust. Esimene on see, et Imavere mehed kinnitasid aastal 1908 esimese ühispiimatalituse põhikirjas. Oli siis esimene ühispiimatalitus väidetavalt tollasel Tsaari-Venemaal. Teine põhjus on loomulikult väga hea logistiline asukoht. Ja põhjusi sellise muuseumi asutamiseks on enam kui küll, sest tänaseks nüüd juba 160 aastat Eesti piimatöötlemise ajalugu annab selleks piisavalt põhjust. Aga tegelikult ei ole Piimandusmuuseum tänases päevas nüüd enam sugugi ainult see koht, kus me saame vanu esemeid, dokumente ja pabereid näha. Lisaks sellele püüab Piimandusmuuseum sekkuda ka nii-öelda piimandussektori toimeprotsessi, ehk teiste sõnadega me oleme püüdnud võtta enesele sellise ülesande, et aidata kaasa eestimaise piimatoote propageerimisele inimeste seas. Ja viimastel aastatel on meil toimetamas olnud siin kutseõppeasutuste toitlustuserialade õpilased, et ka seda pidi viia see piimatoode rohkem ka köökidesse ja igapäevasele toidulauale. Et esimesed kogumistööd siis siia muuseumi arhiivi said siis alguse tegelikult 1978. aastal, kui meie muuseumi kauaaegne direktor Toivo Pedak alustas materjali kogumist Hiiumaalt. Ja Hiiumaalt siis koguti paari nädala jooksul kuskil 40 eset ja põhilisteks olid siis puidust esemed. Muidugi on aastaid käinud kogumistööl koos Toivo Pedakuga meie teadur Maikukk, kes on siis kulutanud piisavalt erinevate piimakombinaatide uksi, et ikka olulist materjali meile muuseumisse juurde tuua. Et muuseumis on meil siis hetkel kokku üle 54 000 museaali. Üritan siis neid kõike arvele võtta digitaalselt. Praegu on arvele võetud üle 36 000. Hetkel asume siis dokumendi, foto ja raamatu arhiivis ning on ka väike varufond. Lisaks sellele on meil väikeesemete arhiiv. Põhilisteks on siis eraisikutest annetajaid.
kuid oleme saanud väga huvitavat materjali sellel suvel, mis tuli meile Austraaliast. August Reinarti dokumendid, kes oli siis kauaaegne võiekspordi juhataja ning meie teadur siis tegelebki praegu selle materjali digitaliseerimise ja uurimisega. Enne piimandusinventari vanarauaks muutumist aga tegid Eesti piimamehed Õisus 30. aastatel suuri tegusid ja tõsist teadustööd. Piimandusalaste teaduskatsete arendamiseks loodi 1937. aastal Õisu piimandusinstituut, mille katsejaama juhatajaks sai piima füüsiliste ja keemiliste uurimustega ülemaailmse kuulsuse saavutanud keemiamagister Nikolai King. Valmisid Kingi uurimistööd koore võikslöömise teooriast ja võistruktuurist. Teiseks organiseerivaks piimandusalase uurimistöö keskuseks oli Tartu Ülikooli piimanduskabinet, kus piima ja piimasaaduste mikrobioloogilisi katseid juhatas professor Mart Järvik. Selgitati pärmseente mõju või kvaliteedile, veebakterite sisaldust, piima õige jahutamise ja säilimise küsimusi. 1930. aastatel saavutas Eesti või kvaliteet eriti kõrge taseme. Sellele aitasid kaasa konsulendid, kes jälgisid meiereide tegevust, jagades neile nõuandeid. Korraldati või kvaliteedialaseid konkursse. Seoses sellega, kui siis 1937 kuulutati välja, et toimub esimene ülemaailmne võivõistlus ja see oli Berliinis, oli Eesti täiesti kindel, et ta osaleb. Saadeti välja võiekspordi poolt märgukiri võitööstustele, aga väga palju tahtjaid ei olnudki. Seetõttu 14 meiereid saatsid oma või nii värske kui ka soolase võistluste jaoks, mis siis läks Berliini. Eesti läks seal hästi, olles ikkagi esimeste seas ja tänu sellele meie eksport mitte ei vähenenud, pigem suurenes selle arvel. Eduka või tootmise kõrval ei tohi unustada ka Eesti juustumeistrite head tööd. Juba mõisa juustukodades püüdsid nad Šveitsi meistrite kiivalt hoitud ametisaladusi tähele panna ning tasapisi oma oskusi rakendada. Kui mõisameireid vedasid peamiselt Šveitsi juustu Venemaale, siis Eesti Vabariigi ajal kandus eksport ka Euroopasse, olles siiski aastate lõikes võrdlemisi kaootiline. Õisu piimandusinstituudi õppe- ja katsejuustulas aga tegeldi arendustöödega. Praegu me oleme katsejuhtula juures. Siit tuleb siis Paisjärv, jõgi. Siin nurgas on siis elektrijaam, mis on muide praegu taastatud ja töötab, annab elektrit Eesti energiasüsteemi. Väga tublid mehed on uue katusse pannud, aga see, mis me otse näeme, see on kõik vana juhtula osa, paremad käed, siin oli katlamaja osa ja keskelt see oli kõik tootmissehide osa. Siis ma mäletan veel, et siit, kus see turbiini äravoolu osa on, siis selle taga olid suitsuahjud. Katsetati teha, tähendab sulatatud juustu niimoodi, et juust lõigati tükkideks ja suitsetati, nagu näiteks kala suitsetakse restide peal. Ja siis seda suitsetatud juustu, siis seda alles sulatati Stefani katlast, selle olid juba Stefani katlad. Ja tehti niisugseid katseid. Siis esimesed vorstjuustu suitsetamise katset tehti siin väga palju katsetati. Ja Rudi Kõhna ehk Rudolf Kõhna oli siis selle tööstuse juhataja ja tema asetäitja oli Lehtaru Sass ehk Aleksander Lehtaru, kes hiljem ka, kui Rudolf Kõhna läks Puuhamste võidluse direktoriks, jätkas seda sama tööd, aga ikkagi siit kasvas välja Eesti sulatusjuustutööstuse ajalugu, tehnoloogia ja tänane merevaik on sisuliselt ikka sündinud siin. Käivitati ka jäätisetööstus, mille aluse panijaks ja isaks on tartlane Evald Rooma, rahvasuus tuntud kui legendaarne onu Eskimo. Esimene asi oli hobusega, sai jäätis ära viidud välja. Ja see esimene jäätis tuleb mulle elavalt meelde, oli Tart Elvas ja oma isa kodus sai jäätis peale pantud jäätis ja pantud selle külmetus jääkasti sisse ja sellega sai sõidetud Otepää laadale ja hobusega sai viidud ära, teate, see kass sinna ja seal Otepää laadal siis sai ära. Aga teate, mis huvitavad momendid tulid seal ka ette, teate, hobusega viidi hobuse pankri peal ja see
raputas seda jäävulka, mis sinna ümber oli. See hakkas ju kiiremini sulama seal sees. Aga tänu õnne siiski me taipasin küllalt kõvasti, nii et meil oli isegi teinekord oli pandud vankri siis üks kamakas jääd ka ja soola ka kaasas. Eesti piimanduse õitsvale järjele tõmbas aga 1940. aastal kriipsu peale omariikluse lõpp ja Teine maailmasõda. Eestis oli 1940. aastal 60 000 ringis talusid, kes tegelesid karjakasvatusega ja see oli väga kõrgel järjel. Nüüd, kui tuli Nõukogude võim, siis algasid kohe tagasiminekud. Juba seoses 1941. aastaga, kui algasid suurküüditamised ja tuli peale suur isamaasõda, kui oli veel 40. aastal, oli 400 000 lehma Eestis, siis see kahanes sõja tagajärjel 100 000-ni. Sõja ajal ikkagi paljud meiereid pidid ju jätkama oma tööd ja tehti edasi põhiliselt juustu ja võid. Tuhast tõusnuna jäi Eesti ka Nõukogude Liitu kuuludes oluliseks piimandusmaaks, kuigi sõjakeerises vähenes oluliselt lehmade arv ja paljud piimatööstused olid purustatud. Talutootmise hävitamise ja kollektiviseerimise raskuste tõttu taastus Eesti piimatootmise sõjaeelne tase alles 1965. aastaks. 1987. aastal küündis piima kogutoodang 1 290 000 tonnini, mis on Eesti piimatootmise kõigi aegade parim tulemus. Vahetult pärast sõda töödeldi piima veel säilinud ühistulistes piimatööstustes. 1980. aastaks oli tööstuste arv kontsentreerimise käigus vähenenud 212-lt 41-le. Tekkisid suured piimakombinaadid igasse rajoonikeskusse, välja arvatud Hiiumaa ja Rapla. Toorpiima töödeldi Tallinnas, Tartus, Paides, Pärnus, Võrus. Pulbritööstused rajati Põlvasse, Viljandisse ja Kuressaarde. Sealsete piimatööstuste ajaloo kohta on titaanliku töö ära teinud piimandusveteran Arvi Truu, kellel on Kuressaare kombinaadi loomise kohta saarlasele omane humoristlik legend. Väidetavalt juhtunud nii, et kogemata ehitati Saaremaale algselt hoopis Sahhalini saarele planeeritud raudtee ja depoohoone. Kui eksitus välja tuli, viidi raudtee küll minema, kuid tühja depoohoonega ei osatud algul midagi ette võtta. Lõpuks pakutud seda piimakombinaadi asutamiseks. Kombinaati ennast on aga juhitud kindla käe ja saarlase visadusega. Sel ajal, kui võitööstused eraldi olid ja et direktoritel ikka see juhtimine hästi läks, siis juba vanast ajast on teada, et juhtimise juures käib ka juhtimise käpp. Ja see on Saaremaa piimatööstuse ja tootmiskooliduse juhtidel olemas. Esimene direktor oli siin Otto Sardis, siis oli Hans Seisensmit, siis oli Ahti Viilup, siis oli Peeter Paumees ja nüüd on Andi Saakpak. Kuressaare, Valjala ja 10 väikesed Saaremaa piimatööstused on poole sajandi jooksul teinud läbi tõuse ja langusi nagu mujal Eestimaalgi ja nendest on jäänud ellu vaid üksikud. Sestap on pujupõõsastesse ja nõgestesse kasvanud kunagised kaunid maastikud meierei-korstnatega. Kui palju mälestusi ja nostalgiat tuhandetele piimameestele. Minu käe läbi on istutatud üle 2000 puu, mis ma olen ise istutanud ja kombinaati see ümbruse värk ja truuarviga, oleme sellele ilule ja kõigele nagu rõhku pannud, aga mind häirivad niisuguste varemed ja kus varesed kraksuvad ja teevad ja see on ju inimeste veri ja vaev, mis on sinna sisse pandud. Piimandusrahva veteranide klubi Ristikhein hoiab aga vääriliselt kõrgel oma õilsa ameti sümboolset lippu ja tuleb ikka ja jälle kokku, et hingel pakitsevaid valuprobleeme arutada ning üks kaunis päev koos veeta. Viimane kord Võrumaal. See on tore, et üle Eesti kõik geograafiliselt võtta, siis kõik Eesti piirkonnad on kohal. Kahjuks Hiiumaad ei ole, kes ei ole veel omal tööstust püsti saanud, ta veel lubab seda teha. Nagu ümarmetsa väljaviimine ei ole Eesti riigile kasulik, ei ole ka toorpiima väljaviimine Eesti riigile kasulik.
Nii et selles osas on muidugi need, kes siin asjadega tegelevad, vaja ühist jõudu, et üritada siis, kes see 90 000 lehma piim ikkagi jääks siia Eestisse. Üheksakümnendatel aastatel toimunud Eesti taasiseseisvumine muutis koos riigi poliitilise suunaga ka kogu majanduselu. Piimatööstuste tehniline seisukord oli väga ebaühtlane ega vastanud Euroopas kehtivatele hügieeninõuetele. Ees ootas aga konkurentsitihe turumajandus. Välismaalastele ma ütlen, et nad imestavad, et miks meil ei ole nagu niisugust rasva nagu ettevõtetel. Ma ütlesin, et kas te saate aru, et 92. aastal me saime kõik 10 eurot. Sellest hakkas meie võidukäik teiega. Ei ole võimalik. Ma ütlesin, et oli niimoodi. 10 eurot, rohkem ei olnud. Ei, sa valetad. Ma ütlesin, ei valeta. Ja siis nad saavad aru, jah, et meil on kiire areng on olnud, eks ole. Ja kuida me võistleme seal nende ühistute või nende suurte piimakontsernidega, kes on 100 aastat vanad ja on nii rikkad ja nii kapitaliseeritud, et nendel on kriisist teine arusaam kui meil on. Meil tähendab kriis tähendab seda, et kas sa jääd ellu või sa sured, neil tähendab kriis seda, et vist nüüd läheb natukene halvemini. Suurte muutuste keerises otsustasid 15 piimatöötlemise ettevõtet ühineda ja luua 1989. aastal katusorganisatsiooni Eesti Piimaliit. Piimaliidu asutamise eelduseks oligi võib-olla see, et 89. aastaks oli Eestis välja kujunenud ettevõtluses vaba ettevõtluse püüd. Samal ajal vaba ettevõtlus tähendas ka seda, et üksi vabal turul hakkama saada ei ole lihtne. On vaja huvid kokku panna, eriti veel ühishuvid liita ja tolleaegsete piimakombinaatide juhid leidsid üheskoos, et on vaja luua ühine liit ja tänaseks on Piimaliit üks tugevamaid ettevõtlusorganisatsioone Eesti toiduainetööstuse ringis. Vaja oli teda esmalt selleks, et tõhustada ametialaseid oskuseid, et töötada alal missioonitundega ja astuda pikk samm edasi, vaatamata sellele, et oli muutuseid väga palju organisatsiooniliselt piimatööstuste osas, siis Piimaliit jäi ikkagi arendama põhimõtet, et piimast algab elu. Erialaorganisatsioonina seisab Eesti Piimaliit oma liikmete huvide eest nii Eestis kui ka Euroopa Liidus, osaledes piimanduspoliitika väljatöötamisel. Piimaliidu ettevõtted töötlevad piimatoodeteks ligikaudu 80% Eestis toodetud piimast, millest tugev kolmandik läheb ekspordiks ning see kasvab pidevalt. Suure pöörde Eesti piimandussektori arengusse tõi 2004. aastal ühinemine Euroopa Liidu majandustsooniga. Uuendamist vajas pea kogu tehnoloogiline seadmestik, täita tuli uusi tingimusi ja nõudeid. Kui üleüldse on täna Eesti piimanduse töötleva tööstuse käive ehk kusagil 5 miljardi krooni kanti, siis piimaraha sellest, mis tööstused maksavad tootjatele, on kusagil erinevatel aegadel, aga võtame niisuguse 5 aasta keskmise ehk 3 miljardit, siis põllumajandussektorisse, mis on nii Euroopa Liidu riigipoolsed toetused, on kusagil 5 miljardit. Et enamus piimatööstuste käibest on läinud ikkagi läbi tooraine ja läbi töötlemiseks minevate kulude piimapakki. Ja võib küll vist öelda, et nendes summade kõrvutamiseks kusagil 150 kuni 200 miljonit Eesti krooni aastas on see summa, mis tööstused on kokku investeerinud. Nii et seda nende miljardite kõrval on selgelt vähe ja see töö seisab tööstustel kõigil ees. Põhiline, et Eesti piimandus tervikuna areneks. Piimandussektori arengut tuleb vaadata alati koos karjakasvatusega.
milline on meie tõukarja koostis ja lüpsipotentsiaal? Suuremate tõugude vahekord oli 70. aastal 70% Eesti punast ja 30% Eesti mustakirjut, tänast Holsteini. See on muutunud, 90. aastal oli neid võrdselt ja praegu on üle 3/4 on Holsteini tõugu ja alla veerandi Eesti punastõugu. Produktiivsus on muutunud aastate jooksul. 66. aastal Eestimaa sai 3000 kätte, läks 20 aastat, saadi 4000, läks 14 aastat, saadi 5000 ja siis äkki midagi muutus. 4 aastaga jõuti 6000 juurde ja 3 aastaga 7000 juurde. Täna on siis Eesti veisitõugude piimatoodang Eesti Holsteinil 7600, Eesti punasel 7000 ja Eesti maatõul 4700. Kiired muutused, mis on toimunud, on tänu sellele, et meie piimaveisekasvatajad võtsid kogemusi arvesse teistes riikides ja 2000. aastast edasi mindi hooga üle uute farmide ehitusse, kus vabapidamine, külmlaudad, aga tähtis ka segasöötmine. Kas Eestis peetavad tõukarjad on kasutanud täielikult kõiki söötmisvõimalusi? Ja võime siis täna öelda, et me moodustame või kui teeme, koostame ratsioone, siis arvestame täna juba oma 30 komponenti ratsiooni koostamisel ja tänu sellele oleme siis jõudnudki sinnamaani, et pea on meie lehmade keskmine produktiivsus 8000 liitrit. Muutunud on selle viimase 10 aasta jooksul ka absoluutselt söötmise teave ja söötmise tehnoloogia. Täna me anname täisratsioonilist segasööta valdavalt lehmadele, kus on siis tasakaalustatud kõik söödakomponendid ja seal eksida muidugi ei tohi. Ja see on muidugi sellise subjektiivsuse söötmise juures kõrvaldanud, aga teisest küljest nõuab ka väga kõrget teadlikkust söödaratsioonide koostamisel. Kuidas keerulistes majandusoludes tulevad toime suur- ja väiketootjad? Milline on olnud nende innovaatiline tegevus? Ravetel on praegu 1730 lüpsilehma. See arv vaikselt kõigub, aga selle 1800 on meie jaoks, me arvame, et optimaalne arv. Ja eelmine aasta jõudluskontrolli andmetel lüpsid 8600 kilo lehma kohta keskmiselt ja see robotilaud, see oli siis lüpsis rohkem, lüpsis 10 ja mis kõige tähtsam on, et siin on kõige odavam piim. Siin on 8 robotit ja üks inimene. Vahetuses, 3 vahetust on ja 6 tundi on üldse ilma inimeseta. Tahaks juurde panna veel 6, see on täiesti võimalik need robotid panna ka olemasolevatesse lautadesse sisse, kus on juba vabapidamine. Ei jõudnud enam sedaviisi tööd teha, nagu seni tehtud oli. Meeletu käsitöö, ruumikitsikus, loomade tingimused ka juba täiesti käest ära, sõnnikumeede pressis peale. Robot on töökindel. Hooldust vajab vähe, ööpäeva ringselt töötab. Kui on mingid probleemid loomade liikumisega, millega iganes elektrikatkestus, siis tuleb telefonile kõne, kus ta seletab ära, milles on probleem. Ja siis otsustab, kas see vajab inimsekkumist või ei vaja. Sõnniku eemaldamine toimub automaatselt. Meil on kogu alal on restpõrandad ja restpõrandaid puhastab robot, kes siis vastavalt programmile, nagu sa talle ette kirjutad, sageduse ja territooriumi ära puhastab. Ja kindlasti on täna piimatootja oma investeeringutega tööstuse poolest ees ja see ei ole ka paha, et selles suhtes see hea ja väärtuslik piim, mis on tootjate poolt toodetud ja viimase 5 aasta jooksul meeletult investeeritud, et sellega on loodud baas, kus tööstusel on väga suur väljakutse, et see kvaliteetne piim saaks väärindatud
ja et väärtusahelas oleks ta ka võimalusel hästi kõrgelt tunnustatud ja turustatud. Piimanduse võtmeküsimuseks on läbi aegade olnud kokkuostetava toorpiima kvaliteet. Selle tagamiseks on tänuväärse töö ära teinud jõudluskontrollikeskus Tartus. Tänapäeva jõudluskontrollis on meil umbes 1000 piimatootjat, aastas analüüsime me umbes 1 miljon piimaproovi ja jõudluskontrolli põhimõte on see, et igal loomal määratakse igas kuus piimakogus ja selle piima koostis siis somaatilised rakud, karbamiidisisaldus, piimarasvasisaldus, valgusisaldus piimas. Ja jõudluskontrollikeskus kogub piimaproovid kokku üle Eesti, siin samas laboris analüüsitakse piimaproovid siis ning meie andmetöötluses siis analüüsitakse lehmade piimatoodangut ning mille järgi arvutatakse ka loomadel aretusväärtusi, mis on pullide hindamises väga oluline, et milline pull millist tunnust parandab. Lisaks piimatootjatele on jõudluskontrollikeskuse klientideks ka piimatööstused. Et kui piimatööstused koguvad piimatootjate käest piima, siis kord nädalas võetakse piimatankist piimaproov, mis saadetakse jõudluskontrollikeskuse piimalaborisse ning nende tulemuste alusel siis piimatööstused maksavad piimatootjatele juba piimaraha või määravad piima kvaliteediklassi. Tootmismahtudelt jagunevad Eesti piimatööstused suuremateks, keskmisteks ning väikesteks nišiettevõteteks. Kõigis neis on ajanõudel viimase 10 aasta jooksul läbi viidud põhjalik uuendusprotsess. Viimase 50 aastaga on aktsiaselts Tere areng olnud küllaltki aktiivne ja panus Eesti piimandus jõuline. Kindlasti saab öelda, et suurima investeeringu on aktsiaselts Tere teinud just läbi laienemise, esmalt omandades endise ühinenud Meieri tehased Viljandi, Paide ja nüüd hilisemas staadiumis Põlva tootmise üksuse. Et sellega oleme saavutanud taseme, kus meie tooteportfellis on täna enamus piimandusõpikus olevatest toodetest ja ka siin minu selja taga on näha, et riiul on nii lai ühtepidi kui kõrge teistpidi, et võib-olla mainiks vaid ühe, et see on M3 tootesari ja sellega seonduv. 2005. aastal olid tõsiselt järsud muudatused energiamajanduse poole peal ja kui küte tõusis oma hinnalt ligi 3 korda, siis oli kõige lihtsamate arvutuste kohaselt selge, et selliselt jätkata lõsipulbri tootmist, mis on väga energiamahukas, oleks olnud mõttetu, sest et jällegi oli tegemist väikeste kogustega ja samal ajal olime juba 2000. aastal laiendanud juustutööstuse osa ning seega võeti siis suund lõplikult jääda ja spetsialiseeruda ainult juustutööstuse peale. 7 aasta jooksul on ettevõtte mahud 10-kordistunud nii varumismahult kui müügikäibelt. Kui alustasime Jõhvi-tööstusega 20 tonni piimaga ja 60 miljonise käibega, siis täna oleme suurusjärgus 200 tonni piima päevas ja ligi 600 miljonit käivet aastas. Suuremad investeeringuid said alustatud 2007, 2006 tegelikult alustatud juba, kus me tegime ühe väiksema laolaienduse. 2007 hakkas pihta ka protsessi planeerimine ehk piimatöötlemisseadmete väljavahetamine ja 2008 aasta järjekordselt 1. septembril käivitasime siis nagu oma sünnipäeval uued piima- ja koore töötlemise seadmed. Kuna Eesti on selline unikaalne maa, et siin on tegelikult 3 peaaegu samaväärset linnapiimatehast, siis konkurents sellel turul on uskumatult tihe. Ja et selles tihedas konkurentsis ellu jääda
läbi lüüa ja areneda, siis peab kõige selle uuendusega ka kaasas käima. Konjunktuuriinstituudi uuringutest selgub, et meie tarbija eelistab kodumaiseid piimatooteid välismaistele eelkõige tervislikkuse, kõrge kvaliteedi ja harimuspärase maitse tõttu. Eesti on aga alati olnud piimatooteid eksportiv maa ja see kehtib tänaseni. Piimapulbrid, juust, või ja kohupiim on leidnud tee Saksamaale, Hollandisse, Venemaale ja Soome. Tänu sellele BRC sertifikaadile saame me läbi oma Saksa partneri müüa Valtsi piimapulbrit maailma suurimatele šokolaaditööstustele. Sisuliselt enamus maailma suurimad šokolaaditööstused on meie kliendid läbi küll meie Saksa partneri ja ilma selle kvaliteedisertifikaadita oleks meil võimatu saada sellist turgu. No, siin on juustu soolaamise sisselaadimine toimub. Juustot laaditakse automaatselt konteineritesse ja automatiikasüsteem hoolitseb juustude soolaamisaja eest. Kui soolaamisaeg on täis, niin sillalla süsteem tõstab juustot ära soolast. Ja juusto pakkimise liin. Juustot pakkitakse vaakumpakendisse küpsemise ajaks. Ja siin on riiulite otsas on väike robot ja see roboti peale pannakse alus ja antakse käsku robotille, että vii, niin tema vieb aluse oikeaan kohtaan sinne riiuli sisse. Ja kui on väljalaatimisel, niin siis antakse käsku too ja sillä se toob esimese aluse sellest reast. Linnapiima väljastavate suurettevõtete kõrval on Eestimaal ka väiksemaid nišimeiereisid, kellel on välja kujunenud oma kindel tarbijaskond. Missioonitundest lähtudes arendavad nad tegevust linnadest kaugemal. Ülim missioon on see, et mina 7. põlvkonna esindajana saaks anda teatepulga üle ja minu poeg saaks teie lastele öelda, et tema on 8. põlve siin majandamas. Tänaseks on naabritalu 170 lüpsilehmaga ja sellele vastav noorkari. Talus on kasutusel 380 hektarit haritavat maad ja töötab 9 inimest. Sissetulek on piimast, mille müüme oma meiereile. Kui täna on 2 ettevõtte peale investeeritud circa 30 miljonit krooni, siis sellest 10 miljonit on Euroopa Liidu ühisraha ja selle abil on siis kaasajastatud nii talu kui meierei. Piimanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb pöörata põhirõhk kogu sektori teaduspõhisele arendustegevusele. Oma osa oli ajateljel ka 1965. aastal Eesti NSV liha- ja piimatööstuse ministeeriumi juurde loodud konstrueerimise ja tehnoloogia bürool, mille ülesandeks oli kõrvuti lihasektori arendamisega amortiseerunud piimatööstuste rekonstrueerimine, uute tehnoloogiate rakendamine ning teaduslikud uuringud. Mõningate tagasilöökidega jätkus piimanduse teaduspõhine areng ka riigikorra muutuste keeristes. Tänaste piimandusteadlaste kullafondi aga kuuluvad tervisliku piima biotehnoloogiate arenduskeskuse, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadurite tööd. Tarbijate juures on võitnud juba aastaid suure tunnustuse ja poolehoiu helluse kaubamärgi tervislikud tooted. Tunnustuse on saanud 2 laktobatsilli tüve, Tensia ja Indutia, mille baasil hakkas E-piim tootma vererõhku alandavat Harmoni südamejuustu. Tänapäeva tarbija on muutunud väga teadlikuks ja tarbija nõuab üha rohkem teavet toiduaine kohta ja üha rohkem nõuab nagu lisandväärtusega toiduaineid. Tegeleme peamiselt rakendusuuringute ja tootearendusega. Meie uurimistööde tulemustest on väga huvitatud ettevõtluspartnerid ja tööd
ja avastused, mida me siin teeme, on nende rakendamisest on huvitatud ettevõtted ja see tõstab nende ettevõtete innovaatilisust ja konkurentsivõimet. Euroopa Liit on hakanud korrastama oma funktsionaalsete toodete turgu ja kõik väited, mida toiduainete tööstused märgivad oma pakendile ja ütlevad, et nende tooted on funktsionaalsed, kogu see teave peab olema teaduspõhine ja kliiniliste uuringutega tõestatud. Koreas toimunud innovaatikaalasel näitusel sai meie teadlaste grupp selle töö eest kuldmedali. Probiootilised tooted võimaldavad vältida mikroobide teket soolestikus, tugevdada organismi immuunsüsteemi, alandada vererõhku ja kolesterooli sisaldust veres, leevendada piima laktoosi talumatust. Millisel tasemel on aga meie piimandusspetsialistide koolitus? Meie õppe iseenesest see on praegu 3-astmeline, nagu kõikides kõrgkoolides on bakalaureuse aste, kus uue bakalaureuse õppekava järgi me õpetame toiduainete tehnoloogiat ja siis piimatoodete tehnoloogia saab magistrikraadi ja tema on siis meie piimanduse tulevane edasiarendaja. Aga selleks, et see arendamine toimuks niisugusel loomulikul ja ütleme, loomulikul moel ja niisugusel innovaatilisel tasemel, selleks on meil nüüd võimalused tänu Mikromeerile muidugi väga heaks muutunud. Mikromeier rajati Eesti Maaülikooli juurde 2007. aastal. Mikromeieriis toimub siis õppetöö, teadustöö, tootearendus. Mikromeieri tähendab seda, et nagu nimigi ütleb, 10 liitri piimaga on võimalik teha kõiki piimatooteid. Seetõttu on kogu tootmistegevus, mis siin laboris toimub, suhteliselt kokkuhoidlik, sest tooraine kulu on väikene. Kui nüüd rääkida täpsemalt sellest, milleks Mikromeieri siia loodi, siis peamine eesmärk on siiski tudengite õpetamine, seejärel teadustöö ja siis nii-öelda tootearenduse koostöö ettevõtetega. Kui Maaülikooli näol on Õisu legendaarne piimanduskool saanud endale väärilise järeltulija teaduspotentsiaali arendamisel, siis rakendusliku väljaõppe osas kuulub see kaasaegset õppebaasi välja arendavale Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolile. Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis ongi välja kujunenud nüüd selline justkui ahel, nii et põllult lauale. Nii et selles väikeses õppetööstuses on võimalik anda piimale lisandväärtus. Eesmärk sellel õppetööstusel on ikkagi see kõigepealt, et kõigepealt meie enda õppekava korrektne läbimine praktiliste tööde osas, ja siis jätkuvalt siis teeme väga palju koostööd praeguste meie piimatööstustega, kellel on võimalus tulla siis siia oma tootearendust tegema. Ja kolmas väljund on meil võib-olla ka veel nende väiketootjatega selline, et kes nüüd tahavad oma piimast midagi hakata tegema, kellel juba on väiksed omad nii-öelda kohad või väiksed tööstused ja tahavad seda arendada, tahavad omal uusi tooteid võtta siis tegemisse. Vaat see on ka see võimalus, et tulevad siia oma piimaga meie õpetaja juhendamisel, teevad seda, mida nemad tahavad siis teha. See uus õppetööstus sai teoks tänu Euroopa Liidu regionaalfondile, kus rahaliselt siis läks maksma see 52 miljonit kokku. Piimaõppetööstuse seadmed sealjuures on maksumuses 14,4 miljonit krooni. Kas Eestis on piimatoodete sortiment ja kvaliteet piisavad? Võrreldes siin näiteks Skandinaavia ja Taani piimalettidega suurlinnades, Kopenhaagen, Stockholm, Helsingi, on meie piimalett suhteliselt rikkalik. Ja meil on väga palju erinevaid tooteid ja võib-olla see on seotud ka traditsiooniga, et väga palju siin kohupiima ja selliseid asju, mida mujal võib-olla ei ole saada. Samas on teatud tooteid, mida võiks natukene rohkem olla või rikkalikum see lett. Ma arvan, et siin võiks olla näiteks samu neid hapupiimajooke, et siin on ühel või kahel tootjal ainult neid nii palju. Ja võib-olla natuke rohkem just sellise tervisele orienteeritud lähenemisega. Midagi juurde, võib öelda, et rahul oleme. Eesti Kulinaaria Instituudis läbi viidud uuringute põhjal on eriti oluline arvestada uute toodete väljatöötamisel traditsioonide ja innovatsiooni kooskõla.
domineerivad ehedus, unustatud maitsed, mahe- ja talutoitude taasavastamine. Meil on praegu ka sees ökotooted, meil on 2 ökotalu on sees, kelle tooted lähevad ka päris hästi, sest et kindel ostja on olemas meil, kes ostab ökotoodet, ma olen ise ökotoodete ostja, kes ostab iga päev ökotooteid. Ma arvan, et ökotoodetel on tulevikku. Usume ja arvame, et kohalikul isikustatud tootel, kui talutoode seda on tulevikku ja teadliku tarbija eelistus, ma loodan, lähiaastatel saab olema kohalik, ehtne, puhas, teatud ja tuntud tootja poolt turule toodud, et see saab olema tarbija eelistus. Tulevik esitab piimandussektorile aga uusi kõrgendatud nõudmisi. Nendest räägiti Eesti Piimaliidu korraldatud rahvusvahelisel konverentsil Tallinnas. Suured lootused on piimandusstrateegia vastuvõtmisel ja järgimisel. See looks kindlustunde, soodustaks koostööalast tegevust teiste sektoritega, tagaks võrdse konkurentsi ja kohtlemise Euroopa liikmesriikidega. Strateegia aitaks teha vahet maaelu kui elamise viisi ja intensiivse tootmisvormi vahel. Ja see väiketootjatega, võib-olla mind nimetati stagnandiks, et ma neid toetasin, et nüüd suurtootmine, hea küll, ta on efektiivne, aga see väike, kellel on oma talu, kellel on seal 5 või 10 lehma, nii et võtku siis selle eest transpordikulu maha, et neid ei tuleks nagu siiski ära kaotada, see viga ei ole mitte Saaremaal, vaid see on ka üle Eesti. Piimaliidul on koostöös Eesti Piimandusmuuseumiga saanud meeldivaks traditsiooniks korraldada igal suvel Imaveres, kaunis muuseumipargis, üleriigilisi piimapäevi. Siin on kombeks siduda meeldiv kasulikuga. Ajalooürikutest vaatasin järgi, et esimene piimanduse päev oli 80 aastat tagasi siinsamas Imaveres, kus siis põhiküsimuseks oli piima kvaliteedi maksu probleemid ja nende lahendamine. Ma usun, et meie selline tervisliku eluviisi ja hea toitumise üks saladuse põhjus ongi see, kui me sööme seda, mis Eestimaal kasvab, kui me joome seda, mida Eestimaal villitakse või pruulitakse. Tänane piimapäev on meil pühendatud töötoa telkides kohupiimale. Messi poolel tutvustavad ja pakuvad meie suured ja väikesed meiereid külastajatele oma värskemaid hõõrgutisi. Ametikoolide nobedad neiud ja noormehed aga valmistavad piimast selliseid piimatooteid, mida kunagi varem proovitudki pole. Prominendid pannakse aga võid valmistama, hinnates nende juhtimisoskuste kõrval ka praktilist osavust, kiirust ja lustlikku meelt. Piimapäeva kõiki ettevõtmisi aga seob ja saadab mõtestatud tegevus ja hea tuju. Imetletakse muuseumi õuel laiuvat Türi Majandusgümnaasiumi kunstiklasside õpilaste vahvat naivistlikus stiilis müürimaali piimatantsust Eesti võiekspordini, millest fragmente võisite juba kogu filmi vältel jälgida. Eesti piimanduse arenguloole ei saa punkti panna ega öelda tehtud. Lutipudelist kaasa võetud piimamaitse jääb suhu eluks ajaks ning kandub edasi meie järglastele, kuid maitsed ja teadmised ei toimi iseenesest, neid tuleb õppida ja arendada.
Võime olla uhked oma piimatoodete kvaliteedi ning Eesti piimameeste töökuse üle. See on ala, kus edu saavutavad vaid väga tugevad tegijad. Need, kes tunnevad piimasektori igat pulsilööki, oskavad hinnata riske ning tajuvad tarbija soove nii lähedal kui kaugel. Jätkugu meie piimameestel jaksu kanda edasi esisade ja vaaremade sajandite taguseid väärikaid traditsioone, jagades oma teadmisi põlvkonnalt põlvkonnale.